Tere tulemast kuulama podcasti Sandid hoos. Saatejuhtide Maicel Mõttusöö ja Jüri Lehtmetsa 2025. aasta oktoobrikuu külaliseks on Kaidor Kaar. Tere oktoobrit, head kuulajad! Meil on sügisleheline au taaskord Jüriga mikrofonide taha istuda, et tuua teieni üks ehk kõige elulisem kogemus, mis näitab tavainimesele ligipääsetavuse võlusid ja valusid. Mis siis saab, kui satud ratastooli kasutama pärast vigastust või operatsiooni? Sellise küsimuse küsime täna oma saatekülaliselt ja meie vanalt sõbralt Kaidor Kaarilt. Tere, Kaidor! Tere! Te kohe nii provokatiivselt hakkate mu käest küsima sellist asja. Väga tore, mul on hea meel. Tuleb võimalust kasutada igal kord. Tuleb võimalust kasutada, sest kui ma mõtlen lähiaastate peale, sa oled meie ainuke hea sõber, kes sellises sandis olukorras on olnud ja pidime su kinni püüdma. Nii et ma siis küsingi kohe, et mis sind viis sellel aastal ajutiselt ratastooli? See lugu on tegelikult nagu mõnes mõttes nagu hästi loll, aga samas nagu tore ka. Aga mind viis üks väga vana vigastus, ehk siis ma sattusin noa alla seoses ühe vana vigastusega. Vigastus ise on puhtalt enda rumalus. Ma osalesin ühel purjetamisvõistlusel, kus ma tegelikult olin väga nõmedas asendis, mingis sundasendis väga-väga mitu päeva avamere purjetamise võistlus ja ma tegelikult tegin endale liiga, tegin oma puusale liiga ja pärast seda käisin tegelikult nagu vales asendis või nagu astusin kuidagi nagu vildakalt ja see tekitas nagu sellele hüppeliigesele mingisuguse ülekoormuse ja ühesõnaga ma tegelesin alguses oma puusa ravimisega, aga siis pärast, kui ma ühel hetkel nagu sain hea ortopeedi juurde, siis selgus, et tegelikult puus on ka kahtlane, aga tegelikult probleem on hoopis hüppeliigeses, nii et ma oma selle rumalusega põhjustasin enda hüppeliigesele mingi ülekoormuse ja tegelikult jõudsime sinna punkti, et ta valutas, ta lasi mul üldiselt halvasti käia, tekitas mingid pingeid seljas igal pool ja tegelikult otsus oli see, et ei ole mõtet kannatada, vaid proovime lõikusega seda kooljaluud, mis siin oli moodustunud, nagu ära lõigata. Nii et see oli see tegelikult, mis mind viis sinna lõikusele ja sellest siis johtuvalt tulid mängu kargud, esialgu soovitati mulle karkusid, aga kuna minu plaan ikkagi oli natukene ka ringi liikuda, siis ma sain aru, et karkudega ma kaugele ei jõua, et tuleb ratastool hankida ja siis selle ma tegin ja see mind viiski siis põhimõtteliselt nagu ratastooli, aga jah, ajutine liikumispuue või takistus oli selle asja nimi. Selline kõlav nimi. Mulle meeldis see, mitte meeldis, aga kõla poolest see sõna kooljaluu, et väga siuke muinasjutuline, aga see kogemus kindlasti muinasjutuline ei ole. Ma ei tea, kui palju teil on aega, 30 tundi võime rääkida. Anname minna. Aga ütleme, et sellise sissejuhatus, et tegelikult me võime seda olukorda nagu vaagida väga-väga mitmest kandist. Et esimene kant või esimene nurk oli selle juures see, et see oli kõik mul ju ette teada. Et ette oli teada see, et ma jään lombakaks, on ju. Ette oli teada see, et ma ei saa käia, mul pandi alguses kips, on ju. Ja tegelikult palju asju oli ette teada, mis minuga juhtub. Aga see, mis minuga nagu ette juhtus, oli ka see, mida, ma ei tea, süsteem või enda rumalus ka või teadmatus jällegi, et tegelikult mul tekkis kohe selle hulganisti nagu küsimus, et kuidas ma üldse sealt nagu ära saan sealt paganama päevakirurgiast, et kohe tekkis nagu palju ma teadsin, et ma pean sinna minema karkudega ja üks tore lugu on see, et ma tellisin endale sinna minemiseks Bolti ja vahel ma polnud ammu tellinud Bolti ja ma tellisin selle Bolti, mis on selle aja planeerimisega Bolt, on ju, et sa tellid endale mingi kindla aja peale. Ja siis ma selle surfasin ja vajutasin mingi nupu peale, mis oli assisted ehk siis assisteeritud ja ma nagu ei olnud sellega varem kokku puutunud, ma vajutasin accept ja vaatasin, et miks see paganama teenus on mingi 18 eurot või 16 eurot. Selle asemel, et ta võiks olla nagu 10 umbes. Ja siis sõidan sinna
päevakirurgiasse kohale ja siis see mingil hetkel see hästi tore suur auto, mõtlesin, et oh kui lahe Eesti mees, et noh, mis värk on, lahe teenus on ju, kihvt. Ja siis ta küsis, et aga mis põhjusel sa Assisti või? selle nagu assisteeritud või mis, ma ütlesin, ma ei tea, kas ma tellisin. Nojah, et see on niisugune lugu, et nad selles formaadis, nad tegelikult on valmis sind siis toast tassima sinna autosse või aitama sind näiteks ratastooliga. Ja ma kuidagi alateadlikult või noh, lihtsalt juhus oli see, et ma läksin tegelikult niisugusele opile sellise assisteeritud teenusega, et tegelikult ma ei teadnud üldse, et niisugune teenus on olemas Boltil. Ehk siis tegelikult ratastooli mingisugune nagu sõbralik lahendus ja see oli väga suur üllatus mulle, et näiteks ma sain selle õppetunni. Ja teine on see, et tegelikult ma oleksin võinud tellida endale juba ka ette selle, noh, ma teadsin, et mul on karke vaja, on ju. Need ma endale hankisin, need ma võtsin sinna kaasa. Aga et ma oleks tegelikult võinud ju teada ka seda, et sul tekibki liikumispuue mingiks X ajaks. Noh, mul oli see küll 3 nädalat, on ju, aga noh, ikkagi see 3 nädalat olla liikumatult nagu kodus on nagu päris noh, suur asi, et ikkagi nagu mind on ju vaja ju vedada vahepeal kuhugi, mul on vaja käia tööl. Ehk siis see teema, millega ma puutusin kokku, oli siis seesama Inva parkimiskaart, mis tegelikult on nagu üliabiks asi, kui siin, noh, näiteks mul on vaja minna ehituspoodi, mitte et ma ise väga ehitan, aga noh, vaja ikkagi nagu ju olla seal, et siis ma ei peaks parkima või toidupoodi, et ma ei pea parkima kuskile parkla nagu tagumisse serva, et ma võingi sinna nagu noh, sinna ausa näoga sinna ette minna ja siis kooberdada oma karkudega, et see on täiesti selline asi, et mida ma oleks võinud tegelikult ette teada ja milleni ma nüüd tahan jõuda, on see, et ma noh, sain küll üsna kiiresti, et ma olin nagu noh, ängsi täis, ma teadsin, et ma olen nagu Audis ja et ma proovin siis, kuidas süsteem minuga nagu toime tuleb. Et ma siiski sain selle, ma arvan, 5 päevaga sain või nädalavahetuse vahel, et ma sain tegelikult äkki mingisuguse, noh, umbes 4-5 päevaga sain endale selle Inva parkimise nagu tõendi, et ma sain nagu selle asja liikvele. Kas see on sul esimene kord olla niimoodi, nii tõsiselt vigastatud? Et noh, mul on olnud mingeid asju, aga niimoodi karkudega ma polnud elus käinud, et näiteks noh, keegi oleks võinud mulle enne öelda, et jõu, kuula, sa oled Audis, tõenäoliselt sul on vaja liikuda, on ju, et kui sa tahad, siis sa saad endale seda taotleda, eks ju. Et tegelikult noh, see asi võiks olla nagu, et see asi võiks olla nagu ette teada, et see süsteem võiks olla nagu... Seda ma nagu mõtlesingi sult küsida, et kas arst ka sind kuidagi ette valmistas sellest olukorda? Et sellest mind, noh, mulle öeldi, et sa ei liigu, on ju, aga noh, ma ei arvanud seda, et ma nagu päris ei liigugi, noh, et ma vajangi nagu abi, et ühesõnaga see ja milleni ma jõudsin, oli siis ka see, et ma üritasin selle linnavalitsusega suhelda ja tegelikult ega nagu sihukest nagu head otsest lahendust nagu ei olnudki, et ma pidin ikkagi, võtsin selle, et ma läksin siis reaalselt arsti juurde, mis oli mulle ülitüülikas. Et ma pidin ühe sõbra, sest mul see arst oli mingi 3. korrusel, et ma telefoni teel sain endale selle tellida, selle tõendi üldse, et mul nagu erivajadus on, et see võiks automaatselt liikuda, et kui sulle nagu juba see asi määratakse, et mingisugune eelkorraldus, et ma ei pea nagu kõiki asju nagu see ühe ukse nagu poliitika, millest ma olen väga palju rääkinud oma puutepunkti saadetes. Et noh, ma sain selle kohe nagu selgeks, et ma tegelikult kooberdasin sinna arsti juurde, õigemini mu sõber käis seal üleval, sest ma ise valvasin siis autot nii kaua, siis ta tassis mind põhimõtteliselt lõpuks nagu linnavalitsusse, nii et ma siis kooberdasin sinna linnavalitsusse Vabaduse väljakul, ronisin, ootasin seal, oli kõik, vaatasin, ülitore, et inimesi pole, läheb kiirelt, tegelikult läks nagu mingi tund aega istusin seal, ootasin ja siis tegelikult see daam ja mul ei olnud veel ka fotot, et ma avastasin seal koha peal, et mul ei ole dokumendi fotot vaja, jah? Ja, et mul ei olnud füüsilist fotot ja mõtlesin, et issand, kui nad mind nüüd siin ära ajavad, et ma saan endale, et ma pean minema reaalselt kuskile pildistama ja skännima ja nagu välja printima, et siis on nagu täielik õudus. Nii et tegelikult mul võttis ja ühesõnaga siis selgus seal, et ma saan ise, ühesõnaga ma saatsin neile mingi meiliga selle
Et mul oli see olemas ühesõnaga. Nii et, ja siis ta ütles, miks te üldse kohale ronisite, et meil on tegelikult süsteem on nii cool, et see oleks võinud mulle lihtsalt meili saata, on ju, kogu selle infoga, et arsti juurest ja nojah, noh, ma ütlesin, aga et oleks küll, on ju, oleks ma seda kuskilt nagu ette teadnud, et no mingid siuksed asjad, et seesama asi sai tegelikult selle ühe päevaga selgeks, kui keeruline on liikumispuudega või noh, liikumistakistusega inimesel asju ajada nagu füüsiliselt kohale kohale jõudma. minnes, just. Et No no näiteks seesama, et sa tegelikult noh, ma olen tugev, mul on tugevad käed, on ju. Paljudel ratastooli poistel ja tüdrukutel on ju. Aga ikkagi, kui sa nagu alustad, sa tegelikult karkudega ei jõua. No ma mõtlesin, et ma äkki mingi 500 meetrit jõudsin käia. Aga see oli ka kõik, noh, siis oli ikkagi nagu kumm täitsa tühi, et istu maha. Et tegelikult väga kaugele ei kooberda, et see on teistsugune lihaskasutus, su lihasgrupid ei ole sellise koormusega harjunud. jah, ja no näiteks need samad asjad, et kõik need asjad, millest me rääkinud, need astumise, noh, mingisugused Äärekivid, äärekivid, uksepakud. Minu lemmikteema on see kõnnikivide teema, on ju. Et tegelikult ma praegu näen ka sellega vaeva, sest mul enam karke pole, aga mu jalg on ikkagi nagu nõrk. Ehk siis need ebatasased kõnniteekivid, mis on need fancy'd klombitud kivid, on ju, millest ja seda ka kõik ratastoolikad vihkavad. jah, et see on, noh, see tundub nagu tavalisele, et kui sul ei ole seda errorit, on ju, see tundub nagu lahe ja vahva muster ja kihvt ja äge, on ju. Aga tegelikult on see ülimalt nagu tüütu ja väga, noh, ohtlik. Et mingid sellised asjad saavad selle ühe päevaga nagu juba selgeks, on ju. Nii, ja kuidas siis, kui me võtame, noh, sa natuke rääkisid, et milline oli su teekond siis selle parkimiskaardi saamiseks, aga noh, kui sa ütlesid, et vaata, alguses olid kargud ja siis ikkagi said aru, et sul on vaja ratastooli, kuidas sa selle kätte said? No sellega tegelikult läks nagu, ma sain nüüd oma kargud kätte. Kuigi ma räägin ka karkudest paar sõna, et need, kes teavad, kark on nagu vot üks asi, mis ma mõtlesin, millist supervõimet ma tahaksin, et ma oleksin nagu see Thor, see, kes suudab igast asendist selle haamri endale tõmmata. Et ma tahaksin, et mul oleks selline võime, et ma saaksin need kargud endale nagu tõmmata, sest need kukuvad igal pool laiali. Need kukuvad tolakud, need on niimoodi disainitud, et nendega käia on okei, aga nende asetamine kuhugi on täiesti võimatu. Nad kukuvad alati maha, nad ei ole loogiliselt tehtud, et nad seisaksid mingi asja najal. Ma ei tea, kõige hullem oli vetsus käia, noh, täiesti võimatu. Nad kukuvad sinna kuradi meeste vetsus, põrandad on kust täis, on ju. Kukuvad maha, siis sa võtad ja kuradi desinfitseerid neid. Noh, täielik õudus kuubis, on ju. Et see karkudega värk oli nagu, noh, sellega ma ei harjunudki ära. See oli täiesti võimatu. Ma käisin taastusravikliinikus mingi, et ma nägin, et seal oli karguhoid ja mõtlesin, et issand, järgmine kord, kui sihuke olukord, ma loodan, et ei tule, aga kui kellelgi tuleb, siis kodu tellige endale, vaadake, äkki saate laenata selle karguhoidja ka. Ja noh, tegelikult see võiks olla, noh, ka üks nendest abivahenditest, kui sa tuled, on ju, et sul on nagu, et see kargu asetuskoht on ju, nagu need vihmavarjuhoidjad ja et see on ülimugav asi oli. Kuule, see on väga hea mõte ja me ei ole ka niimoodi mõelnud. Noh, et kuhu sa paned need kargud, et kui sa tuled. Jah, et selle hoiukis või hoidjas nad hoidsid ennast väga hästi ja tegelikult seal linnavalitsuses oli lahe, ma kohe testisin, oli see niisugune nagu, noh, niisugune hoiuslott või pilu, mis on nagu, ma ei tea, mul on paadis on selline, kus ma hoian seda pootshaaki, et on niisugune, nagu lükkad sinna klõpsti sisse ja siis saad seda kergelt kätte. No, mingid siuksed asju võiks olla, et kui inimene tuleb, noh, kas või jalutuskepp või mis iganes, et need, noh, leti küljes klõpsti, see maksab, ma arvan, mingi 4 eurot, on ju. Ülilihtne, 2 kruvi ja. Näed, uus lahendus ühiskonda. Noh, väike asi on ju, aga ülimugav. Et kui oleks nagu pikemalt vaja karkudega toimetada, siis ma arvan, ilmselt paigaldaksin oma koju ka selle juvina, et noh, mingisse kohta, et vetsus on jumala hea, kui sul on see, noh, klõpsti paned kinni, aga ratastooliga läks tegelikult nagu hästi. Mul tekkis see vajadus hästi praktiliselt, et oli Kirjandus tänavafestival ja ma teadsin, et see on tänavafestival ja mul ei olnud siis veel seda, tegelikult see ratastool tuli mul veidi enne, kui siis see parkimiskaart.
et ma teadsin, et ma tahan minna sinna Kadrioru tänavafestivalile, et see on tore, on ju vahva sündmus ja ei taha kõrvale jääda nendest asjadest, mis meeldivad. Ja autoga ma sinna läksin ja tegelikult oligi niimoodi, et kuna mul seda parkimiskaarti ei olnud, siis me pidime jube kaugele parkima. Ja see, noh, ma teadsin, et ma pean selle ratastooli nagu hankima ja siis ma helistasin sinna nendesse vahenditesse ja selgus, et see mingi Invaru äkki siis vana hea, jah, et Invaru vist. rendivad kõigile 1,30 umbes on see päev ja siis ma läksin ja rentisin endale selle Juraka, onju. Aga see on ka näiteks asi, mida keegi mulle ei öelnud, et mulle öeldi küll, et võta kargud, aga keegi ei öelnud või ei andnud mulle nõu või ma ei osanud ka küsida. Tegelikult ma ei osanud ka küsida, et, ja, et tegelikult ratastool tekib minu elu nagu andis mulle täiesti noh, kvaliteedi, sest muidu ma poleks saanud sinna üritusele minna, kuigi see oli huvitav, millest me võiks eraldi veel rääkida, mis tegelikult siis toimus, aga see käis väga lihtsalt, aga jällegi ma pidin selle ise leiutama, õnneks see oli nädalavahetusel lahti, nii et see oli võimalus. Aga vaata, et- sa ütlesid, et sa panid kodus, oleks siis pikema kargu kasutamise puhul tahtnud kodus ka juba midagi kohandada. Kuidas kodu kui keskkond sinu jaoks muutus? Ma sain tegelikult see oli üks asi, mis sai nagu selgeks, et mul on selline kodu, mida me abikaasaga ise saime projekteerida, et me mõtlesime selle peale, et milline see võiks olla, aga me ei mõelnud selle peale, et kas see kodu sobib ka vanana elamiseks näiteks. Et tema ligipääsetavuse mõttes, et ma mõtlesin küll seda, et kulud on, et tema ülalpidamiskulud ei oleks suured, on ju, et ma jõuaksin ka vanana et see oleks loogiline, lihtne, aga näiteks seda, et mul on teine korrus, et kuidas ma sinna pääsen, kas mu vannituba ja vets ja need on ligipääsetavad, selle peale ma ei mõelnud. Esimene korraldus oli kohe see, et me pidime abikaasaga vahetama ära selle, kus me magame, et mina olin siis nagu põhimõtteliselt vetsul lähemal. Ma olin lähemal mingisugustele asjadele, mida mul oli vaja. Teisele korrusele minemise oli paras ettevõtmine. Mu magamine on teisel korrusel, et ma ei tahtnud nagu alla kolida külaliste tuppa, et nagu ennast isoleerida. Aga mis oli selge, oli see, et see mõttemall, et mu kodu ühesõnaga oli enam-vähem kohaldatav, aga ütleme pikemas perspektiivis ma peaksin ikkagi elamise alla tooma, et see magamiskorrus oleks nagu sellel esimesel astmel. Mul on niimoodi, et ma saan siia ka üsna mugavalt sisse, tõenäoliselt ma saaksin nagu üsna lihtsa vaevaga endale teha ratastooliga ligipääsetavaks terve esimese korruse. Mul on ka seal mingi aste, et ühesõnaga tegelikult meie kodud ei ole üldiselt, mul on enam-vähem, aga üldiselt me ikkagi ei mõtle selle peale, kui ligipääsetavad nad on. Jääb tükk puudu, eks ole, sellest loogikast, mida oleks vaja. Sest minul endal oli ka, et ega vanemad ju ei teadnud, et ma nagu liikumispuudega sünnin, on ju. Et siis oli vaja samamoodi see voodi suurde tuppa alla tuua ja kaldteed ja nii edasi, on ju. No need on ikkagi nagu asjad, mida peab nagu ehitama ja tegema, et ega selle peale ju ei tule, on ju. Aga kui kellelgi on mingisugune kinnisvara ostmine või ehitamine või mingi selline asi plaanis või käsil, et siis mõelge korra, laske see peast läbi, et kuidas see on ligipääsetav mingist perspektiivist, sest minuga juhtus see ju hopsti, paugust. Et me ei taha ju ka hakata sellepärast oma kodusid nagu müüma, kuigi ilmselt mingil hetkel võib-olla mõistlikum, et lihtsalt vaata otsa sellele asjale ja võib-olla on lihtsam nagu teha see käik, et paned müüki ja võtad asemele asja, mis sobib paremini, on ju. Aga selle kodus liikumisega, et üks asi, mis sai selgeks, et mul oli alguses see ikka ülivalus ja üliaeglane, et sul peavad olema kõik asjad kogu aeg kaasas, et ma tahtsin, et mul oleks nagu see kaitseväelase see vöö, et kus on see labidas ja kindad ja kõik tarvikud on nagu küljes, et kui sa jalutasid sinna üles ja avastasid, et sul on mingid tabletid on kuskil all, et siis see oli päris tüütu siia alla nagu kooberdama minema, et ülipalju peab mõtlema, et see on seesama, et kui näiteks Jüri
sa tahad minna kuskile X punkti, on ju, sa pead mõtlema kõik sammud läbi, et kas seal on, ma ei tea, vets, kas seal on see ligipääsetav, kas seal on see kaldtee. Et tegelikult selle mõtlemise sai ka üsna ruttu selgeks, et no näiteks sihuke lihtne asi, mul sõber, kes oli 9 kuud karkudega, tal oli ka mingi jalaopp. Küsis, kas sa kartuleid kurnasid? Ma ütlesin, ma mõtlesin küll kartulite keetmise peale, aga ma loobusin sellest. Ja ta ütles, et tema ikkagi mõtles selle välja, et tal oli siis, kujutad ette karguga, kuidas sa keedad neid kartuleid ja kurnad, on ju. Ta ütles, et tal oli mingi pott või tähendab tool, et ta keetis need ära ja siis pani selle tooli sinna. Tuli peale ja siis. Jah, ja siis liikus sammhaaval sinna selle kraanikausi juurde ja siis sai kurnata. Et no mingid siuksed hästi lihtsad asjad, et kuidas see on. Ma proovisin ka süüa teha. Aga see oli päris keeruline, et 2 käega nagu midagi praadida oli üsna nagu raske, sest et ühe jala peal sa ei saa, et sa pead ehitama endale selle mingi istumise, mis on kõrgem. Ja siis tegelikult saab, et tegelikult need kohandumised, Maicel, nagu sa enne küsisid, tegelikult ma tegin neid kohe. Et mul on üks mingi pink, mille ma viisin duši alla, on ju, et ma sain duši all istudes käia. Aga just seesama, et sa pead mõtlema nagu mitu sammu läbi, et kui sul keegi on kodus, on ju, siis sa saad karjuda, et lapsed, tooge mulle mingisugune, tooge mulle asi. Üks tore lugu oli see, mis on naljakas, on see, et me sõime mingit pastat ja siis ma sõin ahnitsesin endale niisuguse mõnusa portsu, on ju, kõht oli tühi ja siis tahtsin juurde võtta ja siis naine ütles, et ei saa. Lükkas kausi eemale. Või piltlikult öeldes, siis ma ei saanudki kätte seda. Ma ütlesin, et ei tohi kohelda invaliidi, on ju. No näed, võib juhtuda. Võib juhtuda, et selles suhtes nagu jah, et see käis üsna ruttu, et tegelikult see pilt, see muutusest või see kohanemise vajadus tekib nagu üsna kohe. Nii, aga nüüd liigume kodunt välja, et sinu tihe ja tegus tööelu, kuidas see oli mõjutatud? Seal tekkis kohe, ma teadsin, ma sain ikkagi mingid päevad olla nagu kodus, on ju, et ma sain veidi koguda jõudu. Ja minu tööelu oli see, et ma teen seda Mehed hakkame elama saadet praegu, võtted olid ja oligi vaja teha neid võtteid ja siis oli tegelikult niimoodi, et mind abistas see sama ratastool. Aga seal tekkis ka kohe mitu probleemi, et üks mu kolleeg oli siis see, kes mind peale korjas, et korjas mind peale, siis me toppisime selle ratastooli, naisterahvas on ju, toppis selle ratastooli autosse, vedas mind sinna võttele, siis ma sõltusin inimestest nii palju, et nad pidid mul selle välja kookima, kokku panema. Ja siis ma sain seal kooberdada ringi vaikselt, aga see oli samamoodi, et kohe tekkis see probleem, et ma pidin mõtlema, et kuhu ma üldse saan minna, et need asjad pidid olema lamedad, et ma selle tooliga sinna liikuma pääsen, on ju. Et tegelikult ma pidin eelnevalt oma kolleegidele teavitama üsna täpselt, mida ma saan teha ja mida ma ei saa teha. Et siis nemad said oma plaane, nagu võtteplaane selle järgi teha ja lisaks oli veel see, et me ei tahtnud selles saates nagu näidata, et ma olen erivajadusega või et mul on mingi probleem, et me otsustasime, et me peidame seda või varjame. Lihtsalt sellepärast, et kuna meil selle saate mõte on see, et sinna tulevad mehed, kes tegelevad mingi oma teemaga, et ma ei tahtnud nagu teda tähelepanu ära võtta, et just nagu sellepärast, et ega me inimesed ju teadsid, on ju, aga lihtsalt saates pärast ei ole vaja tegeleda sellega, et see on omaette teema. Aga ma küsin vahele seda, et nagu sa ütlesid, sa pidid andma teada, kuidas teha asju ja küsima abi. Mis tunde see sinus tekitas, kes sa pole sellega harjunud? See tekitas minus kohe selle tunde, et ma olen nagu mingi level allpool, et ma sõltun teistest, et must kohe sai abi vajaja, kes põhimõtteliselt sõltub sellest nagu oma kolleegide armust, mis on tegelikult ju põhiline probleem, et see on seesama küsimus, et see sai üsna ruttu selgeks, et kas ligipääsetavus on, et kas meil on või ikka küsitakse, loetakse raha, et kas on mõistlik see mingi ligipääsetav asi teha, et kuigi nagu erivajadusega inimene, võib-olla on neid vähe ja võib-olla nad otsustavad ka kohale mitte tulla. Et seesama vaba valiku teema oli see, mis mult nagu ära kadus.
et see on asi, mis on tegelikult nagu selle asja juures sai kõige paremini nagu selgeks. Ja seal oli ka näiteks seesama, et kuidas, et kui palju on oma kolleegilt, kelle ülesanne on teha oma tööd minuga koos, noh, panustada selle oma asja, et kui palju on üldse ja kas üldse on õige ja õiglane ja viisakas ja sobiv talt abi küsida. ja Et see tekitab alati kimbatust, et kus see piir jookseb, on ju. Ja või see noh, on, vaata, jah, siin tuleb see eestlase kannatlikkus ka mängu, vaata. Et isegi kui talle see ei sobi, ta teeb sulle seda ikka ära ja pärast on kuri, on ju. nojah, ja näiteks seesama teema, et me oleme rääkinud sellest, et ma olen just mäletan seda puutepunkti aega, et mingi laps käis lasteaias, et kas te ei või siis teha seda insuliini nagu süsti sellele lapsele ära, on ju. Et noh, 1 korra, 2 korda võibki, et kui on mingi asendamine, aga tegelikult see ei saa olla süsteemne. Et ma ei saa olla süsteemselt kellegi hoolealune oma võttegrupis, et minu helimees, kes mind tegelikult väga palju aitas, aitäh, Gert. Et tema ülesandeks ei saa olla minu ratastooli vedamine. Mul tekkis kohe nagu süütunne, et ta ei saanud oma tööd teha. Ma rääkisin ka, sattusin ka selle, ma ei mäleta, kellega ma rääkisin. Äkki ma rääkisin Villu Urbaniga näiteks või ma ei mäleta, kes see täpselt oli. Küsisin, et kui palju on okei. No ütles, et natuke on okei. Abi kolleegilt või olid see sina, ma ei mäleta, keegi ütles mulle. jah, et mina vist ka ütlesin sulle seda sama. See viskab inimestel üsna ruttu üle, et 2 päeva veel, aga. No jah, arusaadav, et näiteks seesama, et ma tegelikult oma seda tööd tehes tegelikult ikkagi nagu planeerisin seda ja noh, ma olin ülivapper, no ma saan ise hakkama, aga tegelikult oli selgus see, et isegi ratastooliga sa ei jõua pikki vahemaid, mida käiv inimene nagu vabalt võtab nagu tegelikult nagu teha. Et need käed on küll tugevad, on ju, aga noh, sa ei ole harjunud sõitma, sa ei jõua sõita teistega samas tempos, on ju. Sest käed ei ole mõeldud nagu nii-öelda looduslikult sellise tegevuse jaoks, on ju. Ja noh, see asend on ka, et sa ei tunne seda ergonoomikat, et noh, see on nii lühike aeg, et sa ei ole veel õppinud, on ju, et sa ei saa minna jooksma teistega võidu, aga just seesama, et sa muutusid ikkagi kohe sõltuvaks, et tegelikult seesama, et miks peab olema see isikliku abistaja teenus on see, et seal ongi üks abiline, kelle ainus ülesanne on tegeleda sinu abistamisega nii palju siis, kui seda on vaja, on ju. Ja see on see vastutuse teema, on ju. Ja see muudab hoopis nagu selle no nii-öelda tuttavatega inimestega toimetamise dünaamikat, on ju. Et ütleme, kui sul on töö juures ikkagi isiklik abistaja kaasas, siis nemad teavad, et kõik on tehtud, on ju. Aga kuidas sa tundsid see kogu aeg palun ja tänan, et kuidas sa sellega toime tulid? No ma selle peale nagu, no see käis kombona seal juures, et noh, ikkagi see, et kas sa saad mind võtta peale ja kuidas te saate ja noh, meil on kiire ja üleüldse, miks sa oled haige ja millal sa üldse ära paraned ja mis sul viga on ja noh, üldiselt kõik olid ikkagi nagu toetavad, on ju, aga noh, ikkagi seesama küsimus, no kurat, ma ei tea, millal mu jalg terveks saab. Noh, tõesti, ma arvasin, et ma käin, no tegelikult ei käi. Et kuidas me siis kohandume sinu järgi, ma ei tea, proovime, vaatame, et oleme nagu optimistlikud, on ju. No muidugi see spontaansuse aspekt ka on, et sa pead planeerima asju, mitte ei saa. See on täiesti, vaat see on ka teema, et sa ei saa olla spontaanne. Et sa pead mõtlema mitu sammu ette, et sa ei saa lubada endale seda vabadust, et ma lähen kaasa selle flow'ga, on ju. Et kuigi ma tegelikult... Mul oli väga hea näide. Käisin Võrus potsavõistlustel, on ju. Ja ma teadsin, et samal ajal on see mingi Vunki monoloometalul, kus ma olen varem ka käinud. No ma lootsin, et on ligipääsetav, et käin läbi. Ei olnud, tuli koju sõita lihtsalt. No, et sa ei jälle nii-öelda mööda näppe, et spontaansus pole sinu teema nagu. Et sa ei saa nii mõelda, et ma korraks hüppan kuskilt läbi või äkki lähen käin, vaatan sinna ka.
et kui sa pole ligipääsetavust uurinud, siis ikka ei tasu riskida. jah, et just seesama, no ma olen sellest ju ülipalju rääkinud ja tegelikult ma olen ju teinud ise ka, ma olen ise teinud ka neid eksperimente, et sa oledki nagu noh, ütleme, et sa oled päeva otsa ratastoolis näiteks. Et noh, vaatame, kuidas see linnaruum on, aga seal on ikkagi see, et kui sa koju jõuad, noh, siis sa ju siis see jätad teema selle kaob ära, kõrvale, onju. aga see lugu tuleb sinuga kaasa tuppa, pessu, vetsu, Igale poole. voodisse, igale poole, onju. aga vot sa mainisid linnaruumi ja ma olengi mõelnud sult küsida, et ma panen kaks asja ühte ja küsin, et kuidas sa vaatad nüüd linnaruumi ja hoonete ligipääsetavust ja mida sa ütleksid meie elukeskkonda kujundavatele arhitektidele oma kogemuse põhjal, kes loovad meie ümbritsevat? No ma ütlen selle peale, et tegelikult pole mitte mingit vabandust nagu sitta arhitektuuri teha, andke andeks. Et see ei maksa oluliselt rohkem kui lihtsalt hea arhitektuur, et me peame olema universaalne disain, peab olema nagu norm, et siin ei saa olla mitte mingit küsimust. Et siis ma ütlen ei kõikidele nagu liigsetele astmetele. Come on, liftid oli surmalõks. Ma pidin eskalaatoris ära surema, ma käisin seal paganama, ma ei teadnud, et eskalaatoriga ei tohi sõita. Ei tohi. See oli, ma pidingi reaalselt Balti jaamas nagu põhimõtteliselt, ma arvan, ma oleks surma saanud, kui ma Aga oleks mõtle- nagu... Ratastooliga väga osavad saavad Väga sõidetud, osavad. aga ütles, et mitte kõigil see ei ole lubatud. jah, aga mõtle kas või jah, oma tavalise kogemuse peale. Mitu korda elus sa oled näinud eskalaatori peal ratastoolis inimest? Ma ei näe mitte Ma ei ole näinud, kunagi. jah. Jah. Ei ole näinud ja ma ei Ei ole teadnud, olemas. ma ei teadnud, et sinna ei tohi minna. Ei tohi. Aga selles Sest sa lendad kummuli lihtsalt seal, kus sa tasakaalu. ja ma olekski käinud, mingi naine päästis, ma hakkasin sealt alla veidi, ma juba nagu kukkusin peaaegu nagu pikali. Et selles suhtes, aga et ma vaatan ruumi selles suhtes nagu, noh, ma tegelikult olen ju enne teadlik olnud sellest, aga et sa saad ikkagi nagu päriselt ise aru, mida see tähendab. Mida tähendab ise selles ruumis nagu jõlkuda, onju. Et noh, ma saan aru, et mingeid asju allveelaev lembitud, kuigi ma tean, et mõned võitluskaaslased on seal käinud ratastoolikad, onju. Noh, seda ei saa lõpuni nagu pooleks saagida, kuigi tegelikult noh, saab ka, onju. Hea tahtmise korral. Osa nagu plaanist, aga noh, võib-olla kõiki asju ei ole mõtet pooleks saagida, ega saagigi, et tegelikult noh, kõike ei saa teha ligipääsetavaks, aga kõik see uus, mida me loome, siin ei tohiks olla mingitki nagu küsimust. Et see on jah jabur, et miks me nullist tehtava asja ikka pekki keerame. No kahjuks seda tuleb ette. Ma võin ka kogemuse tuua. Mul oli pangaga probleeme. Ma helistasin 2 korda. Ütlesin, et ma olen liikumispuudega inimene. Soovitage mulle ligipääsetavat kontorit. Jaa, minge Arterisse. Seal te saate kindlasti. Ma läksin Arterisse. Kui sa sõidad maa-alusest parklas sisse, et autot ära parkida ja tahad lifti juurde minna, siis tuleb sulle vastu mitte lift 0 korrusel, vaid trepironija ja trepp. Mina sülitasin vihku ja kuna mul olid inimesed kaasas, ma ronisin trepist üles, läksin lifti, sest mul oli aja peale minek. Aga see, et sellises uues hoones on mingisugune iganenud lahendus nagu trepironija. Andke andeks, kallid sõbrad, ma ei uskunud seda, et see üldse enam võimalik on. Noh, ma olen selles suhtes täiesti teiega ühte meelt, et ja noh, ikkagi see isiklik kogemus on see, millest sa saad nagu aru, et noh, ka karguga liikudes või ütleme, kui sa oled kipsis või mida iganes, et see on väga raske. Et sa lihtsalt füüsiliselt ei saagi üles, sa jääd või nuta või naera, onju, ja sa oledki seal lõksus. Sa jäädki sinna parklasse ja that's it, noh. Jäädki sinna kinnise ukse taha. Või no need samad, mis pidi uksed käivad. Et kui sa oled ratastooliga, kas sul tekib sinna ruum ringi keerata? Kas sa üldse, ütleme, et kui sa kasutad seda nagu pikemalt, kui mina kasutasin, siis sa õpid mingid nipid, sa saad juba vaatad sellele asjale peale, sa saad aru, et see ei toimi sinu jaoks, sul on vaja mingit teist asja, onju. Või nagu seesama eskalaator, onju. Et sa õpid need teekonnad nagu selgeks, aga ütleme, et algaja ratastoolikas olla on ikkagi nagu üliraske, et sa tegelikult nagu vajad mingit mentorlust sinna kõrvale, et tegelikult ma arvan, ma usun tegelikult, et on olemas ka,
seesama sujundajad mingid, et kui sa satud mingisse sellisesse olukorda, kus su elu peab kohanduma, siis on mõistlik nagu seda küsida, et jõu, räägime koos, vaatame koos ringi, õpetage meile need asjad, mida arstid sulle ei rääkinud, on ju. jah, see on nagu loogiline, et võiks olemas olla. Et me saame jah üksteist nagu nõustada, on ju. Noh, ma käisin ka, väga populaarseks osutus minu Balti jaamas seiklus, on ju, kui ma seiklesin mingisuguse kaldtee peal, mis oli tegelikult mõeldud nagu lapse vankri lükkamiseks, aga ma vaatasin ka seal kommentaarides, keegi ütles, et ta julgeks elu sees oma last sinna selle vankrist sealt üles lükata, on ju, et see on surmalõks, on ju, et sa võid seda vankrit tühjalt lükata sealt üles, aga mitte jumala eest lapsega, aga kuhu sa selle lapse siis paned? Kuhu sa paned, siis on ju vaja minna. No just. Ja keegi seal ütles ja ka, kiire on ka võib-olla. et keegi kommentaator ütles ka, et tegelikult seal on mingi parem lahendus, aga kus sa tead seda paremat lahendust, kui sa oled esimest korda seal? Oledki seal, nojah, oli seal lift, on ju, et mul oli vaja natuke ka selles ruumis nagu seigelda ja vaadata, millega ma kokku puutun, on ju. Jah, ma kiidan su julgust, et sa julgusid, sest ma nende relsi põhimõttel kaldteede peal näiteks mina ei saa üldse ja paljud ratastoolikad. Ma ei sõitnud sealt üles. Ei, ma mäletan, ma nägin seda videot, aga et sa selle mõtte peale tulid, et seda katsetada, see on juba julgus omaette. Et jah, huvitav. Muidugi ma puutusin kokku ka sellega tegelikult, et inimesed olid nagu abivalmid. Et minu enda lemmiklugu on, ma ei tea, kas see juhtus Jakob Rosinaga või keegi mulle selle rääkis, et ta oli kuskil peda ees ja seisis seal tee ääres ja keegi siis aitas ta nagu üle. Ja siis ta pärast nägi kurja vaeva, et sealt tagasi saada, sest et tal ei olnud otseselt üle vaja minna, aga nii inimene nii ilusti pakkus. Mina puutusin ka kokku inimeste headusega, et kes tahtsid mulle karku anda ja väga hea asi näiteks, ma olin karkudega ja mul oli vaja rongiga sõita koju. Et ma võtsin selle seikluse, sest ma elan ise raudtee peatusele lähedal ja mu kolleegid, see oli ka, et ma ei tahtnud kolleegidel tüli teha, et proovingi rongi. Et vahemaa on lühike ja siis selgus, et rongi ma sain üsna mugavalt ja rong hakkas juba sõitma ja mul ei olnud kaasas rohelist kaarti, vaid mul oli siis kella sees oli raha ja ma pidin seda seal piuksutama. Ja tegelikult karkudega püsti seistes, niimoodi balansseerides, mul ei olnud võimalik seda makset nagu seal mugavalt teha. Et ma tegelikult ma ei saanudki seda ostu lõpuni tehtud. Ja siis ma ronisin, kooberdasin sinna tooli peale istuma ja siis tuli teenindaja, kes siis põhimõtteliselt mind ajas nagu uuesti sinna püsti, on ju, me koos läksime sinna siis seda ostu tegema, on ju, sest mul ei olnud õigust sõita. Nii et see oli nagu tülikas, nagu ka väike asi, et tõenäoliselt kui ma järgmine kord sõites, mul olin juba targem selles suhtes, aga see esimene kord oli üsna nagu ebamugav, et asi, millega sa nagu mitte kunagi tundub mugav lahendus, lähed piuksutad rohelise kaardi ära, istud maha, on ju. Aga kui sul on vaja maksta, aga sa ei ole nagu tasakaalu ei saa hoida, siis see oli nagu päris, ma pidin seal pikali kukkuma ikka reaalselt. Eriti kuna vaata, eriti õhtuti need rongipõrandad on libedad, näiteks märja ilmaga nagu praegu või talvega ja siis ei kipu väga nagu seda liigutust tegema. Et näiteks seesama karguga käimine oleks välistatud lumega. Et siis lumega ma oleksin kohe audis või lumega oleks see kohe nagu mitu levelit üleval pool seiklus või karmim seiklus. Kujuta ette, kui sul on kargud, seal peavad olema siis need mingid naelad all veel, on ju. See on mingid lisad olemas küll, aga siis, kui sa lähed tuppa, siis sa pead ju... Jah, sa ei saa kaubanduskeskusesse minna. Selle lisa jälle ära võtma nii öelda. Ja see libeduse värk, ma kujutan ette, et seal on kiiver peaks olema ikka kohe peas. Ja veel mingid kaitsmed, rulata ja kaitsmed paned endale. Et siis jah, nüüd me läksime rändama selle minu vastusega. Ei ole hullu, et mul ongi siin, et kas sa sõpradele näiteks külla said minna selle 3 nädala jooksul? Ma käisin põhimõtteliselt kohe esimesel päeval sõbra sünnipäeval. See sõber, kes mulle oma kargud laenas ja kellel oli endal olnud. Tema juurde minek oli väga-väga raju. Sellepärast, et ta elab siin Nõmmel ja see tema nagu koju minek oli mäe peal, nii et ma tegelikult pidin 50 meetrit nagu mäest üles minema mööda treppi ja see oli päris suur väljakutse. Tema kodu oli ühetasandiline, ma sain seal olla ja tegelikult
sain osa sellest peost küll, et see oli eramaja on ju, et ei olnud väga rets. Ja siis ma käisin ka ühe korra, kuidas nüüd viisakalt öelda, kõrtsis nii. mälumängu mängimas ja ma jõin seal 2 õlut ja ma eriti palju ei joo, onju, et see oli päris paras ports, nii et mul oli see tõmbas ikka nagu jõuetuks. Et tegelikult nagu kargud ja alkohol nagu minu arust ei käi ka kokku tegelikult, et õnneks mul oli naine kaasas, kes mind vaatas, et ma koju saan ilusti. Et talutas koju nii-öelda. Nojah, aga kuidas sa talutad seda karkudega tüüpi, et sa ei saa päris nagu selga teda ka võtta, et Ja seal on jah, et kuidas sind aidata üldse saab. jah, et see tegelikult ühesõnaga ma ei tea neid karkudega, ärge pummeldage või üldse ei maksa pummeldada eriti. Selle sõnumi viime edasi täna. Aga ütleme, et kui sa küsid, kas ma külas käisin, jah, ma käisin ka mälumängu mängimas selles kodubaaris. Jah. Aga nagu aga ütleme, kas sa seal baaris näiteks vetsu said? Tead, ma pean ütlema, et üks asi, mida ma proovisin vältida, oli vetsudes käimine. Et seesama, et kargud kukuvad maha teema ja isegi nagu, ma käisin, aga see oli ka nagu tülikas, et sinna vetsupoti peale istuda nagu väga ei taha, on ju, pissuaari juures käia on nagu ebamugav, kui sa pead ühe jala peal seda tegema. Et ühesõnaga ma pigem, vetsud oli see, mida ma vältisin ikkagi nagu võimalusel, et ma käisin ikkagi kodus. Jah, ega liikumispuudel on sama, et kõik, mis on kodus, on sinu järgi nagu okei ja kohandatud ja kõik, mis on väljas, nõuab nagu kiiret kohanemist nii-öelda. Aga vetsude nagu probleem oli see, et isegi kui sul on näiteks kargud, siis ütleme tavaboksis käies on tegelikult nagu üsna keeruline, sest see on kitsas, et sa vajad nagu rohkem ruumi ja sa pead saama kuskile need kargud panna, et kui see uks tuleb sulle sinna pahasti nagu sinna sissepoole, on ju, et siis tegelikult ikkagi isegi karkudega on see invaruum on sulle paralik. Seal muidugi tekivad need teised probleemid, et see on nii suur, kuhu sa need kargud paned, on ju. Või kuidas, ma ei tea, palju sa inva-WC-desse sattusid, aga kuidas sa vetsupaberi kätte saad, sest vahepeal on inva-WC-d ehitatud nõnda, et WC-pott on keset tuba ja siis see WC-paberi dispenser on teisel pool seina äärt, et sa peaks olema Mr. Fantastic ja käe välja venitama. Täpselt seda ma tegin, avastasin selle probleemi suhteliselt kohe ja pean tunnistama, et tegin ka siis teenindusele sellekohase ettepaneku, et see on teil küll vaja kohe ära muuta, et neil oli see vale koha peal, ma ütlesin, et pange see sinna lähemale, sest ma ei saa kätte seda. Väga õige. Absoluutselt. Et see on üks põhiküsimusi nii-öelda, et tahtsin ka küsida, et kui abivalmid olid su sõbrad ja lähedased ja milline on võõraste suhtumine olnud, aga ma saan aru, et see on olnud ikkagi positiivne enamuses. See on olnud näiteks positiivne, aga ütleme, et ma käisin seal tänavafestivalil, kus ma liikusin nagu madalamal tasemel, et naine lükkas mind ja siis sa oledki seal koerte ja lastega nagu ühel levelil, et ringi liikudes. Aga kuidas oli olla see, kes kui sind ringi liigutatakse ja sa ei anna enda tahtele nii-öelda? No see on selles suhtes nagu see on ohtlik, et kui see nõuab harjumist, et see on tegelikult hirmus, et kui keegi teine sind liigutab, siis sa ei kontrolli seda, et kas me käime uppi, kas ma kukun pikali, kas see asi lendab uppi kuskil mingisuguses 2 kõnnitee kivi vahel, on ju. Ja teine see ikkagi, et sa sõltud sellest samamoodi, et kui sa oled mingis kohas, kus on nagu palju kohti, kuhu sa tahad minna, siis see mingil hetkel hakkad ikkagi kompromissi tegema, et ma ei tea, oleme siis siin ja mis sa ikka ja et see on tavaline mure, et minul on näiteks, kui me emaga oleme poes käinud, et jää siia, jääd ette muidu, jää siia, jääd ette muidu. Jah, et kohe tuleb lõigata neid nurki ja kohe enda huvid nagu
enda huvid alla suruda, aga noh, üldiselt no eriti nende messide puhul on eriti see, et sa ei taha sinna vahele nügima minna ja siis jätad selle pupsi vahele nii-öelda. et üks asi, mida ma käisin teatris, ma käisin ka karkudega teatris ja ma pean ütlema, et see oli täiesti okei kogemus, välja arvatud see, et ma ei saanud endale normaalselt kingi jalga panna. Aga no see on suhteliselt tühine probleem, et tegelikult karkude ja kipsiga teatris käia oli täiesti fine. Et inimesed olid seal ikkagi abivalmis, pakuti mulle mingit lifti ja huvitav oli see, et kohe teiste eriliste tüüpidega saad kohe jutu peale, on ju. Nad võtavad sind enda nagu tiimi. Ma mäletan, seal oli üks naine, kellel oli ka mingi jalaprobleem, kes ütles, et me käisime teatrumis, kus ma ei olnud enne käinud ja ütles, et näed, siin on mingi kaubalift, millega saab sõita, on ju. Et lähme, et kas sa sellega ei tahtnud minna? Ma ütlesin, et ei, ma kooberdan siin ikka ise. Ja tekkis kohe siuke väike chat, et mis sul on ja et kas sul on püsiv probleem või läheb ära. Aga ikkagi tegelikult see inimeste headus oli tore, et ma käisin 2 korda teatris ja mõlemad korrad oli täiesti okei kogemus, aga üldiselt ikkagi on see, et kus ma selle kargu topin ja siis tooliga ma teatris ei käinud. Seda seiklust sa ette ei võtnud? No mul ei olnud ka siis otseselt vaja, et siis mul oli juba olemas see autokaart, et ma sain teatrile üsna lähedale sõita. Et näiteks seesama teema, et ma ei tea, kas see on nüüd see tegelikult probleem või ei ole, aga see on ka mingi asi, et kes olen mina, et ma taotlen endale, ma ei tea, kuidas see õige on, sinist seda ratastooliga parkimiskaarti. Parkimiskaarti, just. Et kas mul on õigus seda küsida, et mina ütleks, täpselt seesama. Et mina ütleks selle peale, et tegelikult on, sellepärast, et kui mul seda poleks olnud, ma ei oleks saanud teatrisse minna. Ma ei oleks jõudnud või siis ma oleks pidanud minema taksoga selle asemel, et ma lähen oma autoga. Samas see kaart sellisteks olukordadeks ongi olemas. On loodud. Just, et minu elu ja töö tegelikult sellest võitis, et see minu periood on väga lühike, see saab nüüd varsti läbi. Aga sellest hetkest, kui mul seda vaja oli, siis see mind aitas. Et see oli näiteks juba üks see asi, et tegelikult tasub küsida, et see on ka midagi, mida inimesed ei tule selle peale, on ju. Et mõtlevad, et mis see 3 kuud on, et kannatame ära, on ju. Jah, ja see ei ole niisugune tore, kui sul on asi, et tegelikult see on praktiline abivahend. See on nagu võti, ainult et sa pargid selle võtmega. No just. Ja jah. Ja. Aga ühesõnaga see oli ja ma ei mäleta, et ma oleksin käinud kontsertil. Või tegelikult ma käisin kontsertil, et siis mul enam otseselt karku polnud, aga lihtsalt ma ei saanud pikki vahemaid käia. Ja siis otsisid endale selle mingisuguse vaiksema koha, kus sa said vaadata, et sa sinna massi ei trügi. Aga ega see, kui sul on mingi eriline seisund, et eks sa pead ise ka tajuma seda, et sa ei võta mingeid riske või ei lähe moshima sinna rahvaselka, et ega süsteem ei saa ju, või keskkonda ei saa ju lõputult ka turvaliseks teha, et mingi oma vastutus või mingi terve mõistus tuleb ikkagi säilitada. Jah, nii on, et vastupidist väita ei saa. Aga jah, ma just see Kirjandustänava festivalil, kus ma käisin, et seal inimestes tekitas see tohutut huvi, et mis mul viga on ja miks ratast. Ja tegelikult seal oli see ratastooli hirm, et mingid tüübid tulid ligi ja ütlesid ära, palun mitte kunagi enam tule ratastooliga, et enne hoiata meid ette, et muidu sa ehmatad meid korralt. No mul lõpselt sõbrad muretsesid mu pärast. Ma ehmatasin neid. Tegelikult see ratastool tekitab inimestes ikka väga-väga suure ehmatuse. Mingid fotograafid käisid mind pildistamas, on ju. Ja see, me oleme vaata teinud seda parem meele proovida ka, on ju. Et siis nii mõnigi, kellele pakud proovida, siis tal on siuke hirmu tunne kohe näo. Inimesed ei julge jah, tavaliselt nad näevad seda halba enne. Mida sa mulle nüüd pakud, mis asja nagu? Et see on jah, et tegelikult meil on see abivahendi pelgus ka, et kargud samamoodi ikkagi, aga ütleme ratastool veel eriti, et ratastool on mingi staatus kohe, et sa oled mingi templiga, on ju.
et noh, no tegelikult seal tuleb nagu inimestele see emotsioon taha ja mõistmatus ka, onju. Aga noh, ma ütlen, et tegelikult inimesed olid nagu on olnud väga toetavad ja noh, ma pean ütlema, et need asjad, mis mul tegemata otseselt jäid, et mul jäi üks tööpäev tegemata, kus mul oli üks paadimatk, kus koha peal me filmisime seda, kuidas üks perekond käis kummipaadi matkal. Ja mina olin selle saate või olen selle saate produtsent ja siis ma sain aru, et ma ei taha tekitada seda olukorda, kus minu isik tekitab oma selle ratastooliga väga palju tähelepanu ja pole mingit mõtet, et see on see koht, kus ma tegelikult toetasin seda võtet nagu telefoni teel, et ma jäingi nagu koju. ja see on sul nagu õige aspekt, et tihti no olgu, sa tahad nagu meri ninast väljast kõikjale jõuda, onju, aga mingi hetk sul tekib arusaam, et millal mitte minna, sest sa ei taha nagu, eriti nagu sul oli, et sa vastutasid selle võtte eest, onju. Et sa ei tahtnud olla ise see probleem, kellega tegeleda tuleb, onju. jah, et ma ei tahtnud nagu seda, et see on jälle sihuke tervemõistuslik nagu otsus, on ju. Ja noh, mingil hetkel ka, et isegi seesama, et noh, kui ma ronisin sinna teatrisse või ma käisin seal kontserdil, et siis sa võib-olla natukene tahad minna sinna kohta, mis on nagu päriselt väärt seda pingutust, sest see, et sa lähed sinna teatrisse, on tegelikult sinu jaoks nagu pingutus. Et kui ma jõuan, ma ei tea, ma käin, ütleme, võib-olla 150 meetrit sealt autost sinna teatrisse ja kooberdan ja tegelikult nagu jalg valutab veits ja kui on hea etendus, tegelikult siis on nagu mõnus tunne küll pärast, et tegelikult tasus minna ja ma ei kahetsenud ühtegi nendest ja mulle meeldis nagu see kogemus ka, et ma mõtlesin, et ma proovin seda keskkonda, milles me siin elame, nagu natukenegi proovile panna, et võib-olla seda kogemust nagu rääkida, et ma arvan, seesama, et ma sinna kuskile kroonikasse sattusin oma selle jalaga või tooliga, et just, et inimesed mõtleksid selle peale seda keskkonda luues, et tegelikult see võib meiega juhtuda nagu igal hetkel, et igal hetkel võib tekkida sul vajadus selle järgi, et ligipääsetavus oleks tagatud. Jah, nii on. Kas sa mingi peresündmustes tegid ka mööndusi, et pidid minemata jätma või seal suutsid end igale poole ikkagi käia, kus vaja? Vaat üks asi, mida ma mõtlesin, et ma tahan minna purjetama, aga vaat selleni ma ei jõudnud, et ma mõtlesin, et see ilm ei olnud ka nii soe, et mingi üks päev oli, kus oli nagu peaaegu oleks tahtnud minna, aga mõtlesin, et ma ei hakka nagu seda ette võtma, et perega purjetama minemine jäi tegelikult tegemata, aga ma arvan, et see minu tõmme merele on nii suur, et kui mul oleks see takistus nagu püsiv, siis ma sellele merele mõeldud selle asja. Ma ikkagi läheksin sinna nui neljaks, et ma lihtsalt naudin seda nii väga. Aga selles tsüklis ma mõtlesin, et las olla. Jah, kuigi on siuke vahva spordiliikumine nagu erilised purjetajad, kes just selle teemaga tegelevad. Sul oleks see võimalus ühesõnaga. Need peavad plaksti kohe tõstukiga purjekasse ja minek. Absoluutselt, ma tunnen ja Külli Haav on selle eestvedaja, eks ju. Just. Et need oranžid purjed on mulle tuttavad ja see on vägev värk. Et sellega saavad inimesed nagu kogemuse kätte ikkagi. Nüüd, kui tükk aega on möödas, siis ma küsin natuke võib-olla provokatiivselt, et mida sa teed selleks, et saada tagasi tippvormi ennast, lisaks sellega, et sa samanimelist saadet hakkasid juhtima, aga sinu enda jalg. Vot see on jällegi asi, mida ma tegelikult ju olen näinud kõrvalt ja nüüd ma saan aru ise, kui raske see on. See on see taastusravi teema. See, et sul on vaja teha iga päev räigelt valusat tööd, et saavutada mingit funktsiooni paranemist, et mingi lihas või mingisugune liiges hakkaks uuesti, muutuks plastilisemaks, et su sooritus, et su jalg liiguks samamoodi või vähemalt peaaegu samamoodi, nagu ta kunagi liikus. Ehk siis, et ma võimlen ja see ei ole mingi lihtne asi just selles mõttes, et need harjutused, nad ei ole nii keerulised, aga see järjepidevus. See rutiini hoidmine on liiga raske.
et see on ülikeeruline ja ülilihtne on jääda sinna nagu sellesse mingisse platoosse või platoole kinni, et sa tegutsed ja sa saad aru, et noh, mingi muutus on ja ühel hetkel muutused nagu näiliselt kaovad ära. Ja et siis kipuvad inimesed nagu alla andma, käega lööma. Et see on nagu, noh, ma olen seda ka kogenud siin varasemalt selle mingi puusa, noh, ütleme, et mul on see lugu olnud umbes 1,5 aastat või tegelikult isegi 2 aastat. Aga ma lihtsalt kannatasin siiamaani. Noh, ikkagi see taastusravi ja see tippvormi liikumine tuleb läbi selle vaeva, et sa pead ikkagi nagu nui neljaks nagu tegema oma seda harjutuste programmi edasi. Ja ma teen lisaks sellele tippvormis saatele, mis on vormi parandamine, on ju, et siis ma teen ka Mehed hakkame elama saadet ja meil on sellel hooajal on insuldi läbi põdenud Heini Vaikmaa, kes tegelikult, kellega me olemegi sellest taastusravist nagu palju rääkinud. Ja ma küsisin, et mis sulle annaks seda uut hoogu. Ta ütles, et uut hoogu annaks see, et kui sa vahepeal lähed ikkagi kliinikusse, kui on võimalik sinna taastusravi kliinikusse, et sa teed ühe intensiivse nädala, kui on võimalus või noh, nii palju kui on ju. Ja ega endal on ka, et kui taastusravil käid, on ju, et kui sa sinna lähed, siis oled nagu selle sita olukorraga nii harjunud juba, on ju. Et sa ei teagi, et siit võib nagu paremaks või teistmoodi asjad olla. Aga see on võimalik. No ja siis ta ütleski, et sealt tulles on nagu mingi uus hoog sees, et sa saad Ja uute... uus hingamine tuleb, on ju. Et see on ka sama, et seda ma ütlen oma kogemusest ka. Noh, mul ei ole see nii pikk olnud, aga noh, ikkagi, et mine vahepeal käi selle füsioterapeudi juures või vaadake need harjutused läbi ja rääkige ja noh, kõrvalt paistab. See aitab seda motivatsiooni ka taastada, on ju. Ja, et see on ülioluline teema ja noh, näiteks ma praegu, minu isiklik teema on see, et ma käisin trennis nüüd üle hulga aja. Käisin jõus väga ammu käinud, et see oli päris tore jah. See, millega sa saad tegeleda, et noh, ilmselgelt, et ma ei jookse praegu, aga see, mida ma jooksmise mõttes, ma ei tea, 5000 või pool maratoni, on ju. Aga see, mida ma sain sõita ja sõuterve, on ju. Ma rääkisin ühe treeneriga, kes mind lubas nüüd enda hoole alla võtta, ütles, et kuule, sul on ju see, et sul see jalg katki on, aga teine jalg on terve, käed on enam-vähem okei, kõhulihaseid saad teha ja tegelikult arendada on meil nagu küll ja küll, et ei maksa midagi paremaks teha. Et alati saab areneda. Aga ei tasu end varjata, et aga mul on olukord selline ja naasugune. Ja noh, üks asi tegelikult nagu, ütleme, et meid tabavad ju hädad ja õnnetused, ütleme minu loodan, et muutub peaaegu endiseks, aga näiteks kui ei muutu leppimine, et mis selle vaimu nagu ülikõvasti nagu proovile paneb, et ma tegelikult noh, selles suhtes ma näen unes, et ma lähen jooksma, aga kui ma ei saa, uus jääbki elu lõpuni valutama, et kas ma olen valmis sellega nagu see on hea kipun ennast, et kuidas leppida sellega, mis on ja kuidas leida selles olukorras, mis sinuga on. Ma nagu seda ei saa, aga ma saan seda. Ma saan oma rõõmu siin. See on erinevus, et kas sa tead, et see on 3 kuud või et see nii jääbki. Ja no ega mul on ka peast läbi käinud see, et see tõmbab nagu väga, et see tõmbab ikkagi nagu, et see tõmbab ennast ikkagi väga maha ja ega vahel üksi ei tulegi sellest nagu toime. Et siis peabki olema see koht, kus tegelikult tuleb küsida abi ja rääkida nagu, et noh, ma arvan, et see on kõigile nagu tuttav jutt, et see tunne. Et siit võib-olla ka, et ikkagi no enda puhul on ka, et no mina kaotan kogu aeg neid võimeid nii-öelda iga natukese aja tagant, on ju. Aga ikkagi vist üleskutse oleks see, et neid emotsioone ikkagi teistega ka jagada, on ju. Jah, et ei tohi jääda ennast nagu... Et mis seisus see on, et see parem ei ole väga hea, kui sa ise oled nagu väga kurb ja masendunud, aga sa ei jaga seda emotsiooni. Jah, see on see... Teised ei tea, mis emotsioonid sulle peas käivad, on ju. Jah, ja siis ongi ummik pärast võib olla. No see on see meie sama meeste teema, et ega me meestena ei taha jagada seda, mis me tegelikult hinge peal on, et tasuks seda teha ikkagi.
jah, ega endal on täpselt sama, et endal on nagu, et see nii-öelda, no mingi funktsioon kadus ära, on ju. Et siis sa kipud seda jama ikkagi nagu omakeskis lahendama ikkagi kuidagi. ja noh, ei tohi ennast maha matta enne, kui sa päriselt surnud oled. Et See on ka õigus. et See on, kellegi jah. rääkisin, et kas on lootust, et noh, kui on üks hingetõmme veel nagu jäänud, et siis võib-olla ei ole, aga kui sul on nagu 2 hingetõmmet veel nagu varuks, Siis on lootust. et siis tegelikult nagu lootust on. on Et, küll. et Et vaatame jah, aga kuule, selle mõttega võib ju tänase saate täitsa lõpetada, et jah, kuniks on hingetõmbeid, seniks on lootust. Ja võimalusi toimetada ikka. ja no ma ütlen ka, et ega minu lugu on, noh, see on, kui ma mõtlen kõikide nende heade sõprade peale, kes on nagu püsivalt mingisuguse eripäraga, on ju, et siis minu lugu on noh, lihtsalt selline väike kiirkursus teemasse ja meeldetuletus, on ju, et ma väga sügavalt austan kõiki neid inimesi, kes selle jamaga iga päev toimetavad siin ja noh, ma loodan, et see minu väike jutt siin ja noh, et äkki Mis sellest sa peale seda kogemust teistmoodi teed või kuidas see mina ei tea, mõjutama hakkab? eks ma proovin rääkida sellest, et ärge nagu rahmelge nagu lollilt, on ju, et ärge tekitage endale mingeid lolle vigastusi näiteks, et kui teil on võimalik ennetada, ennetage, ega see käib samamoodi, et noh, ja teine teema on see, et ikkagi, kui sa näed, et on võimalik seda keskkonda ja süsteemi nagu paremaks teha, et ega ma ikkagi ju ei jäta ütlemata seda, et noh, minu võimalus on sellest nagu rääkida meedia vahendusel, et seda ma olen teinud ja mul on hea meel, et nüüd mul on hea võimalus seda teie platvormil jagada, et noh, ühe tavalise jala ära lõhkunud inimese lugu, on ju, aga noh, ma proovisin sellest võimalusest nagu või noh, ma proovisin võttagi seda kui võimalust, et saada aru. Ütleme no nii, et võib-olla jah, sinu eeskujul kutsuks teisi ka üles, et kus mured neil aita, siis seda tule ja aita ka omanikule mainida, et seda otse omanikule mainida, et Facebookis on tore kurta, aga siis nagu kohe võib-olla lahendust ei teki ja võib-olla tekib sihuke juba halvem emotsioon, kui sa oleks seda vahetult talle ära rääkinud. Nii et kui Jakob Rosin tegi selle röögatuse sotsiaalmeediasse ligipääsetavuse teemal, siis ma olin temaga kohe nõus ja olen siiamaani. Meie samamoodi. Nojah, ta väljendas väga hästi seda nii-öelda kogenud liikumispuudeliste frustratsiooni, et kaua ma jõuan rääkida, kui te ei kuula mind. Täpselt. Jah. Jüri, on sul nüüd omalt poolt lõpetuseks mõtteid? Ei, see oli väga põnev Kaitori poolt nii-öelda kuulda, et isegi 3 kuuga saab kogeda seda liikumispuudeliste eluolu ja seda emotsionaalselt, seda virvarri ka, mis sellega kaasas käib. Jah. Et ratastool tihti ei ole inimeste jaoks ratastool ja nii-öelda füüsiline raskus ei ole lihtsalt raskus, et seal on emotsioonid ka taga. Tuleb nii välja. Aga mina saan öelda aitäh sulle, Kaidar. Meie saame seda öelda, et sa olid nõus. Oli väga äge. Niimoodi pole ise ka kellegi, ütleme siis ajutiselt vigastada saanud inimese kogemust niimoodi kuulnud või kuulanud. Keegi pole ju rääkima tulnud. Ja mina arvasin ka, et kargutajad, mis see siis on? Hea lihtne elu. Aga tuleb välja, et väljakutseid on palju. Hüppad ja kargad igalt poolt üle ja midagi ei ole. Jah, aga saime sinu kogemust täna avada ja oli väga äge. Soovime kõigile, et olge ettevaatlikud, kuna libeaeg on tulemas. Et te saaks vältida neid karke ja ratastoole ja kõiki ebamugavusi. Aga ütleme ka, et olge tegusad ja me kohtume teiega juba meie novembri saates, kus on hoopis uued teemad ja hoopis uued inimesed.
selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.